talveõhtu. See lugu juhtus eelmisel talvel jõulude paiku. Loo peategelaseks on poiss nimega Joel, kes elas koos enda emaga. Joelil oli väga hea fantaasia ning talle meeldis lugusid välja mõelda ja joonistada. Ühel pimedal talveõhtul toimus linnas kuulus laat. Joel ja tema ema olid seda väga kaua oodanud. Jõululaadal oli Joel jäänud liiga kauaks mänguasju vaatama, kui äkitselt märkas poiss, et ema ei ole enam tema juures. Ta hakkas muretsema, et emaga on midagi juhtunud. Joel hakkas otsima. Ta otsis ja otsis. Ta otsis igalt poolt. Lõpuks jõudis poiss maalide juurde. Kell oli juba väga palju. Joel jäi maale huviga vaatama. Kõik oli seotud jõuludega. Seal oli päkapikke, piparkooke, lumememmi, lumehelbeid ja palju muud jõuludega seotut. Järsku tundus Joelile, et üks päkapikk liigutas. Poiss ehmatas ja läks igaks juhuks kardina taha, et sealt vaikselt piiluda. Paari minuti pärast ärkasid kõik maalid ellu. Suur sagimine hakkas pihta. Joel imestas, kui palju erinevaid olendeid on jõuludega seotud. Natukese aja pärast märkas üks päkapikk Joeli ning andis sellest teistele teada. Poiss ehmatas ning hakkas kiiresti väljapääsu poole jooksma. Äkitselt tundis Joel külmi käsi endast kinni võtvat. See oli suur ja sõbraliku väljanägemisega lumememm. Joel pisteti kotti ja viidi minema. Kui kott lahti tehti, nägi poiss, kelle ees ta oli. Tema ees oli jõuluvana. Kui Joel oli natuke olukorraga harjunud, rääkis ta jõuluvanale enda loo. Poisi imestuseks viis jõulutaata saaniga tagasi ema juurde. Joeli ema oli väga poisi pärast muretsenud. Nad läksid koos koju. Äkitselt kuulis Joel äratuskella. Ning ta ärkas üles.